Ma ikka mõtlen ka Kaja. See on üle naise positiivne. No on ju. Natukene mõelda palju ei saa luba küsida. Kuule, pane nüüd suu kinni natuke, et ma saaks filmida. Ma ütlen, kui sa võid suu lahti jälle teha. Vii up või noh, tegelikult me oleme juba päris mitu tundi üleval olnud, aga kell on mingi... Mul ütleb 11.40. Mul 12.41. Mis see päris kell siis on? Päris kell on 11.41. Su tahvel ütles, et oli ju sama kell, mis meil kell. No see tahvel ei tea midagi, aga mul... Kell on juba 1, me peame liikuma hakkama. Android ikka teab asju. Õun ei tea midagi. Igastahes, kell on varsti kohe 12. Me tegelikult juba 8 tegime silmad lahti ja siis meil oli mingi rahulik hommik. Siis käis mingi sai auto, mingi siis ma hüppasin kohe välja mingi Allarite väelumas, andke saia! Aga siis ma valisin 2 saia, ei olnud kõige paremad. Ma ilmselt, ma arvan, et mingi kitsejõustusaiad, ma ei tea, mingisugused olid igastes. Mingid nägid nagu sarvesaiad välja, aga ilmselt ma valisin mingid valed saiad. No, ega see paremaks välja ei näe. Nii. Igastahes. Nüüd me mõtlesime, et me läheme matkame natuke või kõnnime natuke, et siin peaks olema mingid kohti. Aga jah, siin on siis selle campside'i entrance, pluss sisse sai tulla. Ja siin on mingisugused püsielanikud siis ja värgid, särgid. Seal üleval on veel bassein, mis praegu on kinni ja nii edasi. Suhteliselt okk koht, ma arvan, 13 € eest on siin väga palju nodinaga. Väga okk olla. Suvel on kallim see, jah. Et aga talvel on 13 või off-season. Suvel, aga no eks ta ei ole ikka suve selles mõttes kallis, kas ta mingi 20-ga. Ja, et ma ei tea, mis siin teised hinnad nagu on, aga... Aga jah, ma panen siia mingi... Siia alla. Panen kirja, mis asi, mis kohaga tegemist. Vot, aga jah, me lähme ja me jalutame natuke. Sulin on nii mõnus. Jah, öö läbi sulises vaikselt, mõnus. Väike ojak või midagi. Aga siinpool on siis need mingid püsielanikud. Ilmselt nende najal see campsite elab. Et need, kellel on siin mingi püsivärgid, need nagu maksavad ilmselt mingit aastamaksu või me ei kujuta ette. Sest nagu siukseid, kes nagu hooajaliselt on tulnud, on siin ainult meie praegu. Et kedagi teist ei ole. Jah. Aga siit läheb jah mingi matkarada. Ja mõtlesime, et me läheme vaatame seda. Et mis siin on. See on muidu mingi 14 kilomeetri ring, aga me ilmselt nii palju ei tee. Teeme natukene. Video on vaja ka veel ära lõpetada. See on siis see bassein. See ei ole otseselt selle campside'i oma, aga kui sa oled campside'is, siis saab mingi eriti odava raha eest siia. Campside on seal all siis nagu. Aga see on jah, talveperioodil kinni. Praegu välja nagu oleks maha jäetud. Noh, eks ta praegu ongi maha jäetud. Nagu aknad on ka mingi sisse pekstud. Ma nii kaugele ei näe. Igastahes. Jah, matkarada läheb meil siit edasi. Nii, et me läheme kõnnime. Siin on puud niimoodi koor maha lõigatud. Päris paljudel nagu. Me ei tea, mida nad siit korjad on. Kas mingit vaha või midagi vaiku, vaata. Siin on igal pool nagu on kõik puud on alt ära niimoodi näkerdatud. Siks mingit vaiku võetakse, aga mis nad sellega teevad? Päris huvitav. Päike tuli välja, ülimõnus jalutada, hakkas väga soe. Võtsime riski, lasime vorstiga natukeseks lahti. Ta üldiselt on tegelikult tubli. Proovime, kui tubli on. Tõsi! Vaata, kui tubli poiss! Nii tubli! Et jah, üldiselt ta käitub viisakalt. Kui ta nüüd mõnda kitse või looma ei näe, keda taga ajada, siis on hästi. Need on kerged nagu piksi palju. On või? Jaa, need on sees tühjad. Ei, pane suhu tola, ma ei tea, mis asi see on. Nad on siuksed sees tühjad. Okei, ma kohe katsun.
käisime, vaatasime, keegi on tuulanud nagu minna. Nüüd nägem mingit jälgi ka, tunduvad mingi kitsejäljed. Nüüd on vorsti jäljed. Aga tundus, mingid igastahes mingid sõralised olid siin. Ma loodan, et sead ei ole, aga kuna teisel pool aeda on ka, siis ma arvan, et on mingid kitsed, sest sead siit aiast küll üle ei saa. On ju vorst? No loodame. Järsku sai suvest sügis. Ja klassikaliselt meie ei võtnud ju vett ega midagi jälle kaasa. Rääkisin või? Aga nüüd hakkavad need olukord hakkab tunda andma. Me oleme mingi 1,5 tundi kõndinud ka muidugi, ma ei tea, miks tagasi ka ei lähevad. Ei, lähme edasi, seal on see küla, sealt saab. Vaatame, kohe peaks tulema mingi väike külake. Ja sealt ilmselt võtame vette, siis lähme lühemad teed pidi tagasi. Kõlab nagu plaan või? Oled päri selle plaaniga? Ma olen suht kindel, et see pole mitte. Ma arvan, et seal on McDonald's ka. Kaile, seal on Mäkki. Ma isegi ei taha praegu Mäkki taha vett. Oi, ma ei tea, miks me nii lollid oleme. Kumbki ei mõelnud selle peale jälle. Aga noh, jah, vähemalt pole palav väga. Pole nii palav, kui seal Šveitsis oli. Olgu, kõnnime üle selle mäenuki ja vaatame, mis meid ootab mäenuki taga. Vahepeal kuulsime põdra karjumist ka. See mingi loom ju. See on põder vist. Vist oli... filmisid seda? No kus ma tean, mis sa filmid ja mis sa ei filmid? Vaade on väga ilus, ma isegi ütleks. Aga natuke külani veel. Ärge siia tulge, ma kardan teid. Üks lammas tehtud lamp. Oli jah mingi vana lammas oli. Äkki saab vett siis? Enne ma vaatasin ka, et majad on nagu ilusad. Jah. Ülisuured apelsinid. Täiega suured. Ma nii väga tahaks suhu panna. Aga meist ei ole seda raksu enda. Ei ole seda varastajat, jah. Muidu iseenesest. Ma arvan, et kahju küll ei oleks, aga... Ei oleks jah, aga ma tahaks nagu küsida või midagi. Vaata, see on põldmarjad. Ma ei tea, mingid marjad on siin. Ei, need ei ole põldmarjad, ära suhu panna. Ei, ma ei panegi midagi suhu. No vaat, siin on viinamarjad, need on kõik ära. Need on kõik... korjamata. Ma arvan, et need teevad samamoodi korjamata. Ma arvan ka. Ma reaalselt arvan ka. No vaata sinna, vaata, kui palju neid puid on. Jop, seal on täis. Nii ilusad on need. No need võib-olla pole valmis ka veel, ma ei tea. Ma ka ei kujuta ette. No samas rohelised ei ole. No rohelised ei ole, jah. Jah. Noh, palun veel, noh. Ei, nüüd ma tee. Vorsti vägistati siin põhimõtteliselt. Me kutsusime selle lambakarja källast, me tuleme tagasi ja siis see üks koer tuli vorsti jälle nuuskima igalt poolt sealt privaatsestest piirkondadest ja vorstile üldse ei meeldi, kui teda sealt nuusitakse. Mitte, et ta ise teisi sealt ei nuusiks, aga talle ei meeldi, kui teda nuusitakse.
ja siis nad jooksid niimoodi ringi ratast selle teise koeraga. Nuuskisid üksteise privaatseid kohti ja siis üks lammas. Nad olid muidu, siin on siuke müür, vaata, päris kõrge. Kui ma siin müüri kõrval seisan, siis mulle õlani on ja. Siis üks lammas hüppas alla sealt tee peale ja me tulime. Siis ta hakkas meid kartma, siis ta hüppas minna niimoodi mööda seda teed, pani minna lihtsalt. Ja siis me jäime seisma, et okei, me ei lähe järgi, siis lammas läheb minema siis muidu teiste juurest, vaata. Ja siis see mees seal karjus oma koerte peale midagi. Ja siis üks koer läks ja ajas selle lamba kuskilt ringiga tagasi teiste juurde ja siis me saime edasi minna. Oot, ja nüüd me hakkame otsima lühikest teed tagasi. Me hakkame... Kus su kaamera oli? Content creator. Kus su kaamera oli? Taskus oli, ma pidin vaatama, et mu koera ei vägistataks. Kui põder tuleb, siis esimese asjana sa pead filmi. No, põder on üks, siis põder ei hakka mu koera vägistama. Kus sa tead? Ma ei tea neid Portugali põtrasid, jah, aga Aga nüüd tuleb see koht, kus igas filmis on I know a shortcut. Jaa. Ma juba olen sellega arvestanud, et me jõuame mingi 7. Nii hull ei ole. Vahepeal külastasime vett ka, filmisid ka vist? Jaa, ma filmisin. Saime mingi, ma ei tea, mingi kraan oli, ma jõin. Vahet pole, Kärti jäi ka. Siiamaani elame. Aga I know a shortcut, nii et nüüd me oleme shortcutist. Ma tean kõiki Portugali teid. Suht okei vaatad siin shortcuti peal. Otsustasime, et ei lähegi otse laagri poole, vaid käime vaatame seal ka neid ja me oleme natuke tublimad veel. Peame kaua vastu. Väga ilusad. Vaatad need väikesed siuksed, ma ei tea, ma ei tahaks öelda, et need on ainult Portugali külad, siuksed Hispaanias samasugused heledad majad oma orantside katustega ja väga ilus. Mägede vahel niimoodi. Väga ilusad. Aga tundub, et mu shortcut on töötanud. Kärtsu lemmik. Kärdi lemmikud, lehmad. Kui toredad. Kärt kardab täiega lehmi, ma ei tea, miks ta nüüd kardab, aga vaadake teda. Tule nüüd, ta on üleval, ta ei tee midagi sulle. Nad on taimetoidulised, kallis ju. Vahet seal on. Lehmad on nii nunnad. Ära äratadast tähelepanu, siis hüppab alla siit. Ma filmime mingid lehmi seal, Kärt jumala karjub. Ja seal mingid inimesed lihtsalt istuvad puu najal, vaatavad, naeravad lihtsalt vasaga. Mingid lollid tulid, nägid esimest korda lehmi. Aga ütlesime ilusti tere ja ütlesid ka tere ja naersid edasi meile. Naljaks. Aga nüüd me oleme selle matkaraja peal tagasi kohe varsti. Suure osa jätsime vahele sellest, mis seal mägedes on. Tegelikult see rada on 14 kiltsa pikk, me nii kaua üle jõua teha. Ma olen 8 kilomeetrit käinud, pluss natuke juurde. Ma olen 10 kiltsa käinud juba. Me jätsime vahele mingi osa, aga ikka on 8 kiltsa. Et päris... Ma arvasin, et me teeme mingi, jalutame mingi tunnikese, siis lähen bussi, teeme videot edasi ja Kärt teeb oma lõputööd edasi ja nüüd on juba mingi... Kell on kohe 3. Mingi kell 11 hakkasime liikuma vist. 11.40, 3 tundi oleme juba ringi seiklenud. Aga päris äge seiklus on. Peale seda, kui seda vett ka sai, siis on päris heaks läinud. Et jumala mõnus. Temperatuur on ka nagu paremasti. Jah. Et ta enam seda tuult ei tule, aga nagu siuke hea, pole nii paval. Pedro, Pepe. Siit saab lamba ette? Ei saa. Siit saab lamba vett. Kas te jooksite sealt vett? Mitte sellest tiigist nüüd, aga vaat sealt jookseb. Ma arvan, et see on mingi allika vesi. Ei tea. Ma arvan. Ma olen nõus maitsma.
Noh, Väga siis ma tulen, võtan vahetame, siis saan ma juua. Kuhu sa lähed vastus? Noh, külm või? Väga mõnus. Siis teeme vahetust. Ei, see on väga puhas asi. 1830 on see kaeb juba tehtud. Perro on nii väsinud ja viitsi liigutadagi. Natuke veel varsti. Natuke veel. Ma arvan, meil on 5 kiltsa minna. Vaata seda maja. Vaadake seda maja, seda vana maja siin kividest. Olete kunagi Tetrist mänginud, või? Vaadake seda maja. Vaat see on Tetris. No see on nagu reaalne Tetris lihtsalt. Siuke maja kokku lappida siukestest kividest. No see on Tetris. Versus tänapäev. Panen kandist kivid üksteise otsa. Ja siis vanasti. Eks siin on ka natuke tahutud, eks neid kandilisemaks, aga nagu see on ikka norm Tetris. Vanasti ikka iga mees müüri ei ladunud. Äge. Lihtsalt vaikus. Täitsa haige nagu. Me elame nagu maal. Aga meil ei ole kunagi siukest vaikust seal nagu. Me elame nagu Eestis, kui me elame ikkagi suhteliselt maakohas nagu. Aga nagu mitte siukest asja meil küll ei ole, nagu nii vaikne oleks. Täitsa ulme. Lennukid sõidavad ja nagu kõik siuksed helid ikka on. Ja mingi rong on meil ja asjadega. Aga... No siin on nagu siuke vaikus, no tänavad ka tühjad. Üks vanamees mingi lõikas oma mingid põõsaid seal. Täiesti nagu täielik vaikus ikka nagu. Äge. Jõudsime mingi järgmise kiriku juurde. Ühes linnakeses on neid mitu. Jõudsime siia lagendikule siis. Seal... Kurat, ma ei näe. No seal igastahes. Seal on see tee. Sealt me läksime enne ülesse. Ja läksime sinna. Ja nüüd me oleme siis teispool seda orgu nagu. Ja lähme vaikselt Campsi poole tagasi. Me oleme siin peale tagasitulekut siis tööd teinud. Või noh. Tööd. Minu kohta on keeruline öelda tööd. Ma teen videosid ja olen videot montinud siin natukene. Ja Kärt on oma lõputöö asju seal teinud voodis. Ja montisin just seda videot ja siis siin oli kõva mees rääkis siin videos mingi, meil pole campsite'e vaja, nüüd ma olen nii kõva mees, pole vaja campsite'e. Ja nüüd Kärt oli mingi, kus sa nüüd oled campsite'is ju? Olen jah. Aga noh, otseselt nagu tegelikult vaja ei olnud nagu. Ma ei ütleks, et meil elektri pärast või millegi pärast oli vaja, aga meil oli pigem vaja vesta ennast nagu. Ja noh, muidugi on hea mugav ka, kui elekter on taga, ma ütlen ausalt. Ja noh, kuna meil 2 läpakat on ja mõlemaga tahad tööd teha, siis see ikka võtab normaalset akut. Ja Starlink veel otsa on ja. Et see tegelikult võtab päris normaalset akut, et ma praegusel hetkel ütleks, et mul oleks natuke rohkem vaja, et mugavalt elada. Aga noh, tegelikult saab nagu ilusti hakkama. Kärdi arvat on ülihästi peab hakku vastu. Aga minu oma nagu on siuke suhteliselt natuke võimsam, et ta saaks midagi teha omadega, et ta saaks videost renderdada. Ja siis ta ikka imeb seda akut mõnusalt. Et, ja noh, ma ei saa ekraani timmida ja nii edasi, sest mul on vaja värve näha ja nii edasi. Aga jah, eks näha ole. Et nagu me tegelikult nägime, siis me saime ju ilusti mingi 4-5 päeva ühe koha peal oldud oma akudega, kui me nagu säästlikult ringi käisime. Aga jah, kui tahad tööd teha on ja noh, tegelikult olete võimalus mingi kohvikusse minna või kuhugi kuskil saab teha, aga see on ju, noh, see on nii odav. No, ma arvan, et see on odavam kui kohvik, nagu 13 € päev nagu. Elekter sees, nagu käid pesemas, kõik asjad saad teha, nagu see on odavam kui kuskil korteri süüri maksta nagu reaalselt. Ma nagu istusin just vetsus ja mõtlesin nagu 30 € või 30 päeva kuus 13 € ja see teeb mingisugune 390 raha nagu. Ja sul on kõik olemas, vesi, elekter, kütte, kõik jutud. Paad söögi otsa, on ja.
ainult söögiraha läheb veel? 403. 403 või? 13 korda 30. Panin 31. No miks sa 31 panid? Mõni päev on mõni kuu rohkem. No okei, 4 sotti. Ütleme ümmarguselt 4 sotti. 4 sotti maksan siin. Kui ma lähen sinna, ütlen, et ma tahan 3 kuud järjest olla, ma ei maksa 13 euri, ma ilmselt maksan vähem. Et ma saan aru küll, miks siin inimesed elavad. See on ju mingi siga odav ju. See on nagu kõvasti odavam, kui kuskil korteris elada, nagu üüri maksta, elektrit maksta, kütte eest maksta. Sul kõik asjad olemas siin tegelikult. Lihtsalt võib natuke vähem ruumi. Ei, noh, mõnel vennal seal rohkem ruumi, kui mõnel vennal kuskil Mustamäe korteris ka nagu. Et, jah. Aga jah, praegu on hea mugav selle video editida, et ma ei pea mõtlema selle elektri peale ja nii edasi. Panen toru seina ja läheb minna. Et sellepärast on praegu nagu mugav ja ega pesemisvõimalustega siin kiita ei ole, et sellepärast me oleme nii kaua siin. Ma olen jälle paljuks jäänud mugisema, ma enne just kirusin ennast, kes on siin suvel mingi palju lobisen tõesti palju nagu. Me sa lobisid kogu aeg nii palju? Hoia oma suumult kinni vahelduseks, noh. Tegin õhtuks poloneeset. Või no see ei olnud poloneese, stakkliha seal ei olnud, nagu lihtsalt tomatikasmega makarone või midagi. Ma ei tea, igatahes ma tegin esimest korda, sest ma väga ei ole tomatikasme fänn, aga see oli täitsa okei. Ja nüüd me tulime siia campsite'i, pesema oma nõusid. Ints peseb, sest et mina tegin süüa, nii et Intsu kord on pesta. Ja ma ei tea, siin on ka mingi pesemisasjad. Ja siin on siis Ints pesemas. Oh jaa. Siin on vist valik külm ja soe vesi. Ja siis me peseme sooja veega loog. Loog? Kui võimalus on. See meie jaoks luksus. Sama, kui on võimalus. Nuustiku ja peeri pidi ise võtma. No see on kõik asjad selles mõttes ise, vetsupaberi ise, kõik asjad ise. Aga no mis sa 13 eurost tahad? No just, et see on loog mul ikka, et ei taha ju teiste mingi svammiga ennast pesta. Ja me oleme siin võtnud kõik 3. Kõik on kasutus. Sest see tegi mingi kahtlast häält. Siin ei olnud seda korki, mis ette panna, see lõpuks oli täitsa okei. See on okei. Ja siis Vortiga meie ootame siin kõrval. Jah, üldiselt me nagu oleme ainukesed, kes seda kompleksi siin kasutavad. Ma ei tea, kas kuskil on veel vets või? Sest seal üleval on ju, vaata kui palju seal inimesi on. Seal üleval nagu teiselt pool seda oja on nagu need püsielanikud nagu rohkem. No mõned võib-olla, ma ei tea, sest tegelikult... Keegi siin käib, siit kuskilt otsa pealt käib mingi vanem mees siin, ma tean. Siis käib see üks, kes näeb veel nagu kodutu. See käib ka siin või? Jaa. Ma ei ole näinud. Ta terjatas ka meid täna päeva. Ja ma olen ikka näinud küll tegelikult. Ma ei ole naiste osakas väga kedagi näinud, aga täna oli keegi pesnud ennast seal. See oli ilmselt koeraga tädi. Ka võib-olla jah. Ma ei tea, võib-olla nad käivad ka, võib-olla ma arvan, et nad nagu vetsu on omale teinud kuskil sinna midagi. Võib-olla jah. Või kes viitsib nii kaugele vetsu tulla, et on pannud. Vaata ühel oli seal teinud kõrval. Ma arvan, et seal on tal samamoodi mingisugune kas kompost oli niisugune, nagu autos on ja siis käib seda lihtsalt mingi korra nädalast ühendamas või korra 2 nädala jooksul. Jah. Kui kõva siit on. Jah, aga noh, muidu on üldiselt suht vaikne. Praegu see valge Berlingo läks ära. See on ikka väga vaikne. Võib-olla oleks poodi, ei tea. Üldiselt on ikka väga vaikne. Mulle tundub, et päeval läheb nagu inimesed tööle ka siit. Et siin see Šeevias või see linn on ju nii lähedal. Et ma arvangi, et siin on nagu mingi osa mingisugused püsielanikke ja see on mingi osa, kellel on nagu see suvila siin. Noh, nii öelda suvila. See on hästi popsi. Et siis nemad maksavad ka oma aastamaksu ära ja nagu täna see vend Volvo. Ma olen küll käis oma kodu üle vaatamas siin või seda. Ja kõik nagu. Ja noh, siis hästi väike osa on neid, kes siis saavad tulla nagu meie tõusud. Et neid kohti on mingi 10 kohta kokku. 20. 20 kohta? Jah. 10 ühes ja 10 teisel pool. Okei. Et siin jah. Ja suhteliselt nagu suhteliselt vähe. Ja noh, praegu neid siukseid reisijaid, aga meie ei ole siin mitte kedagi. Me oleme ainult. Et panime ka autos ja täpselt vetsu juurde ja mundus käia ja lihtne. Et kuna ei ole praegu siukseid massi, siis absoluutselt ei häiri nagu. Vot. No hommikust. Mis hommiks enam on 10 läbi juba. Oleme ennast voodist pühtisanud, Kärt läks pesema. Ma käisin vorstiga õues ja panin ka selle õus 100 peale mingit tatti tõob tahustel.
mitte palju, aga siukest rõvedat tatti. Ja panin selle elektrijuhtme kokku ära ja nüüd pean selle messi siit ära koristama, nii kui Kärt peseb siin. Eile pestud nõud, mis kuivasid ja kõik asjad tuleb siin just kappidesse ära panna. Siia peab kõik ära mahtuma siis. Ja voodikorda teha ja siis mul on vaja must vesi välja viia ja puhas vesi täis panna. Ja selle aega Kärt on ka ennast valmis saanud ja me saan minema hakata. Kuhu me läheme? Mul pole õrna aimagi, me peale üldse vaatama, kuhu me läheme. Aga eks me vaikselt lõuna poole tiksume. Tahaks nagu sellest tatist ära saada, mingi rõve tatt tuleb taevast alla. Nagu kõik, käid ka õues, teed mingeid asju, kõik on märr plastik. Eile oli nagu selles mõttes hea ilm, et sai ära kasutatud see hea ilm meile. Aga ma nüüd lappan need asjad kokku ja teen oma veetoimetused ära ja ehk siis, kui me välja mõtleme, kuhu me lähme, siis eks me siis ütleme või midagi. Tuli mingisse kuradi linnakesse, sest meil ei õnnestu seda kuradi tollisüsteemi ära ragada või nagu asja. Peaks olema mingi easy tolls, paned kuradi pangakaardi ja autonumbri ja kõik hästi. Ei tööta meil kogu aeg. Mingi 4 erineva kaardiga kõigiga failed nagu. Ma ei tea miks. Ei oska arvata miks. Ja nüüd me juba ju sõitseme selle mingi tee peal. Nüüd me tahaks nagu aru saada, kuidas see kuradi jama kõik siin töötab nagu. Tuli mingi postkontorisse. Kell 2 tehaks lahti. Mingisugune 15 minutsa on veel jäänud. 20 minuti võrst tehaks lahti kella 2, siis saab siesta läbi. Siis saame äkki saame mingi selgust, aga ma ei ole kindel, ma ei tea. Siin on mingi erinevaid teid, aldavad erinevad firmad ja mingi ulge perniit ühesõnaga. Aga vaatame, mis sest välja tuleb. Täiega närve jääb ausalt öeldes. Nagu ma tahan ju teile raha maksta, aga ma ei saa, sest teil asjad ei tööta nagu. Kõik need lehed on jumala vigased ja katki ja ükski ei avane normaalselt. Vähemalt telefonis mitte nagu. Ma proovisin läpaka ka, aga ma ei tea, seal ka ei tööta. Ma ei kõõta ette, mis neil viga on see. Või mis see valesti on, ma ei tea lihtsalt. Ma lihtsalt ei tea. Ühesõnaga, saime nüüd postitädiga räägitud postijaamas. Väga sõbralik tädi oli, rääkis normaalselt inglise keelt ja tegi meile hästi selgeks. Põhimõtteliselt jaanuarist alates mingite teede peal enam ei peagi maksma. Ja siis mingi parmaat tuleb. Ja siis see tee, kus peal me sõitsime, seal ei peagi maksma. Jaanuarist alates. Ja nagu me ossime ära juba, nagu maksime ära ja siis ta ütleb meil alles mingi, et siin on terve list. Nagu lege, siin on nagu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maanteed, kus on nagu kirjas, et ei pea sõitma. Jaanuarist ei pea maksma. Ta ei võid seda nagu... Aga vahet pole meil, mingite teede peal ikka on seda vaja, et me teeme selle regamise ära ja tegelikult on üldiselt suhteliselt lihtne see süsteem, et või lihtne, aga sellepärast see EasyToll ka ei tööta nagu. Aga seal kodulehe peal pole ühtegi kuskil midagi kirjas, et enam ei tööta nagu. Siin on kirjas ka, et alates 1. jaanuarist on ära kaotatud teemaksud kõikidel nendel. Normaalne nagu. Ja siis me mingi ja mitte kuskil kirjas ei ole seda nagu. EasyToll seal kirjas olla, et nendel enam ei tööta. Ametliku lehe peal pole mitte ühtegi piuksu ka, kuskil Facebooki lehe peal on kirjas lihtsalt. Ja mingi täiesti, ma isegi mingi, Consulado General Debo, ta näiks meile Facebooki lehel seda. Täpselt nagu. Ühesõnaga, lõpp hea kõik ja vähemalt trahvi ei saa. Maksime 11 euri. 11 euri. Ma arvan, et meil läheb ikkagi vaja seda. No, ma ei usu eriti. Vaata, kui palju neid teid on tegelikult. Need on meid osa mingi. No vaatame. Aga me leidsime mingi ägeda koha siin ja me läheme vaatame, kas me leiame parkimise ja ronime äkki natuke astmetest üles. Nii tore oleks ronida natuke jalad üldse kärdile. 684 astet. Läheb hispaania keel õppimine. No ütleme, vahet pole hispaania keel ka, on ju. Kärt on meil väga fluent. Või mis fluent, aga saab oma ennast selgeks tehtud värki. Siis lähen ma kuskile. Kuhu ma läksin? Gas stationisse läksin, et duši alla minna. Okei, ma näitan enne seda, siis ma räägin edasi. Ei, ma räägin enne ära ja siis näitan. Ootame nii kaua. Ühesõnaga, läksin gas stationisse, et saaks minna duši alla nagu. Ja üritan seletada, vaata mingi. Ma ei mäleta, kuidas seal. Shower, vaata inglis keeles. Kärdi lemmik sõna. Kärt, kuidas on? Tussa. Ära näita mulle punn. Tussa, on jah. Mina ei saa midagi tussast aru. Siis see räägib mulle sellest hispaania keeles vastu, vaata.
Ja siis ma nagu väga kõva mees, kes on kõvasti õppinud hispaania keelt Duolingos paneb ja just see ja eesti keeles vastu nagu täis lammas. Ja siis täna olime siin postkontoris ja mingi väga tore tädi on. Ai, ma ei saa. Mingi väga tore tädi on, aitab meid kõigega vaata ja läheme ära, ma tahan aitäh öelda, ütlen arigaatolist. Kõva häälega üle postkontori. Ja tegelikult on obrigado. Oi, päris korralik värk. Täitsa ulme lihtsalt. Pisar silmas jälle, ma ei tea, kus see tuli. Norm vend lihtsalt. Aga olgu, nii, ma panen nüüd kaamera. Kaubanduskeskusse tulime. Ja vaatasin ringi siin ja mõtlesin, kuhu ma pargin, mitte kuhugi pole parkida lihtsalt. Kõik kohad nii väiksed nagu ikka on ju. Ja siis avastasin mina. Sõitsin lihtsalt parklas siin ja siis avastasin. Oota, kohe läheb auto möödas, ma näitan teile. Lihtsalt tuled poodi ja siin on siuksed kohad. Ops, otse autoelamutele. 3 tükki järjest, Vapi see või? Jumal normaalne värk ju. Ma räägin, niimoodi peabki elama. Elu peabki siuke olema. Sul on rahulikult aega, sa ei pea siin nikerdama kuhugi. Paned see klõksti. Mõni vend tuleb oma mingi 8 meetrisega. Ta paneb see klõpsti siia äärde valmis. Üldse probleemid pole. Ülijokk. Nüüd lähme poodi. Ma lihtsalt tahtsin näidata minu arust. See on väga impressiv värk. Mina tahan öelda, et meie pitsad läksid maksma 47 €. Ja Kärdil on nüüd trauma sellest. Mul on stress. Nagu ma oleks sellest saanud mingi 2 nädalat süüa. Ta pingutab kõvasti üle, kui ta ütleb, et 2 nädalat oleks saanud süüa. Oota, me oleme selle 2 nädala jooksul maksnud mingi 100 €. No, vot, siis ongi, palju eelarves oli pandud kuu söögiraha? 400 vist. Just. 400. Siis oleme eelarves ju. No ikkagi 47. Isegi Mäkis 2 heinet läks 18 €. Ülikeeruline on temaga. Ta kogu aeg põeb siukest asjade pärast. Mis vahet seal on? Sööd kõhu täis on ja kena olla. Mis ikka nutad, Raha tuleb ja läheb nagu trollibussid. Olgu, lähme voodi nüüd. Selline tee siis. Kaamerast natuke lauk, aga tegelikult ei ole. Tee on okk, aga ilmastikuolud on väga just, ja ilmastikuolud on jumedad. Nagu nii paksu too ja mitte midagi enam. Igatahes me jõudsime parkimiskohta. Kell on 6 läbi. Õues on siis kottpimedus ja nagu nii udu, et see on nagu ulme, see on ulmeudu. Siit ei ole kahjuks näha seda. Aga mul on näiteks üle, kus me üldse oleme. See oli suht intens sõits ja... See oli ikka väga karm nagu. See oli, ma olin lihtsalt niimoodi roolis, kogu aeg. Reaalselt. See oli väga hirmus. Ja, eks täis, mis see toob. Siin peaks olema väga ilusad vaated, kui udu ei ole. Eks näeme, mis mu hommik teeb. Jah. Aga olgu. Jääme siis öösel ellu ehk. Ehk jääme, jah. Aga ma arvan, meie tänaseks on kõik ka ju. Ma arvan küll, me kobime voodisse ja ma loen natuke raamatut ja ma väsisin praegu siia Mäkke sõitis nii ära. Et see on
et ilmselt ma midagi huvitavat ei tee. Võib-olla sööme oma vitsat natuke ja ega meil midagi põnevat ei tee, nii et lähme juttu ja homme hommikul siis näeme. Bye.